välismaalased uhasid siit mööda sõita just. Ütlesid mulle viisakalt tere. Ütlesin tere vastu. Ja sõidan siin Veere ääres 4,93 kilomeetrit on sõidetud. Et siin Veerel rannas on kõik kohad autosest täis. Et palav päev on ja inimesed käivad rannas siin õhtul. Kuna Kaisa läks Hiiumaale vanaemale külla koos Bellaga, siis ma mõtlesin, et mis ma ikka niisama kodus teen, et lähen jalgrattaga sõitma. Ja lähen teen selle Kiipsaare Majaka poolsaarele ühe ringi peale. Ja vaatab, kui palju see aeg võtab. Kilomeetrid on umbes 60 ja kui tundub, et väheks jääb, siis või natuke edasi ka sõita. Ja ma tegin selle sõidu jaoks ühe väikese kaardi ka valmis ja hetkel ma olen sõitnud juba 10,31 kilomeetrit. Sõiduaeg on 45 minutit, et kui 50 kilomeetrit on terve selle ringi pikkus, siis mulle tundub, et see saab kuidagi küll üsna kiiresti täis ja kusagil ma plaanin siis ühe öö ka veeta, kell on praegu 8:30, et siit mõned tunnid jääb küll niimoodi julgelt edasi sõita veel. Väikene telk on mul ka kaasas, kus ma selle üles panen, ma ei tea. Muidu on kraami üsna niimoodi minimaalselt, natukene vett on kaasas. Telk, see väikene madrats, mingi tekki ja asja ei ole, et praegu nagunii nii soe. Ja ma siit ratta termomeetri pealt saan vaadata. Näitab mulle temperatuuri 28,2 kraadi. Eile õhtul ma vaatasin kodus, et siis näitas öösel 24 kraadi, nii et 24 kraadiga põhimõtteliselt ei ole seda telkiga vaja. Kuigi täna ma vaatasin veel ka ilma teadet ja ütles, et võib tulla äikesevihm öösel ja eelkõige võib seda äikesevihma tulla just nimelt siin Saaremaal. Minu matkavideo võib üsna lühikeseks jääda, sellepärast ma avastasin, et mul ei ole üldsegi, või tähendab, mul on akupank kaasas, aga mul ei ole juhet, et akupangaga telefoni laadida. Ja 30 või 28% on akud praegu. Et ma ei kujuta ette, kui palju ma siin videot ja pilte enam üldsegi teha saan. Aga 13,36 kilomeetrit on edukalt juba sõidetud. Ja minu väikene moonakott, ma vaatan, et hakkab ära lagunema, aga muidu siiamaani kõik on hästi. Siin on ikka hullult soe vesi. Mul ei ole termomeetri kaasa, aga ma arvan, siin on 30 kraadi küll see veetemperatuur. Ma ei hakka siia ujuma minema, aga muidu on väga soe. Kusagil mul on ikka täiesti valesti, kui peaksin olema hoopis seal pool, aga ega sellel kohal ka siin väga viga ei ole, ütleme niimoodi. Aga õppima ma siia ikkagi taha jääda, sellepärast et kilomeetrit on natukene vähe sõidetud. Ja mul oli siis juba tundus, kui ma sattusin sinna karjääri juurde, et mul on tunne, et ma ei oleks pidanud siin sattuma, nii et ma olen kusagilt natukene valesti läinud ja ega siis midagi tuleb tagasi minna. Ja okei, see kord, kus ma praegu olen, tulin siit karjääri juurest mööda sellist üsna kehva teed edasi, just autoga eriti sõita ei kannata.
aga jalgrattaga täitsa okei ja sattusin sellise laheda koha peale. Ei ole üldse halb. Et ma siis ühesõnaga läksin sealt suure tee pealt natuke valesti. Sattusin selle Jaagarahu peale, Jaagarahu karjääri peale. Mõtlesin, et huvitav küll, aga okei, et lähen vaatan. Sõitsin sealt natuke edasi, jõudsin sinna mere äärde, sinna pingi juurde. Aga kusjuures ma käisin selle õige teeotsa juures ka veel ennem suure tee pealt korra. Aga ma vaatasin, see jääb sellest kruusatee otsast nagu nii kaugele kuidagi, et ma ei tea, et ilmselt on ikkagi vale koht. Ja läksin selle Jaagarahu tee peale. Aga nüüd ma olen siis tagasi tulnud kogu selle tee, see paar kilomeetrit tuli juurde. Ja olen siin õige teeotsa peal, mis läheb sinna Kiipsaare majaka poole. Et algselt ma ei plaaninud tegelikult Kiipsaare majaka juurde üldsegi minna. Et ma mõtlesin, et parklast läbi lähen ringiga, et ikkagi teen Poolsaarele tiiru peale. Aga kell saab 5 minuti pärast 10 juba. Ma peaksin ikkagi kusagil nagu mingi laagripraltsi ka tegema, väljas pimedaks, võib-olla kaamera pealt ei tundugi nii pime. Et ma mõtlen, et vaatan, palju siit praegu aega läheb. Ma olen välja valinud sellise väiksemad metsarajad, et mitte sõita nendega suuremate kruusateede peal või metsast läbi igalt poolt. Et palju see kõik aega võtab, et see näha ole. Ja et võib-olla ma ikkagi lähen sinna Kiipsaare majaka juurde ja ööpingu seal majaka juures. Ja siis võiks, kui mitte õhtul, siis vähemalt hommikul võiks korra vaadata, kes majakesse äkki sissega saab. Sest praegu peaks vesi madal olema. Ja mul ei ole probleemselt läbi merega sumbata. Kell näitab praegu veerand 12, väljas on juba täiesti pime, ma ei tea palju siit kaamera pealt näha on, kaamera kindlasti jääb asja valgemaks. Aga ma olen oma seiklustega jõudnud nii kaugele, et ma olen peaaegu Kiipsaare majaka juures ja siin on see koht, kust on vaja hakata nüüd läbi liiva minema, et siit ma enam rattaga sõita ei saa. Ja kui ma proovin siit vaadata, siis 33,55 kilomeetrit on sõidetud, sõiduaeg 2 tundi ja 43 minutit ja korra temperatuuri ka vaadasin, meretuul tuli metsa tagant välja, siis oli isegi üsna selline jahe, 23 kraadi näitab siin. Ja mis on huvitav, siia Kiipsaare majaka parklasse on üks merekonteiner toodud ja sealt saab jalgratta laenutada. Laenutad ratta, saad sellega sõita siia majaka juurde ja liiva peal on ka rattajalgi täis, aga kuna nii pime on, siis mul ühtegi taskulamp ei ole, kaamera valgust me ei taha ka, või telefoni valgust me ei taha ka kasutada, sest mul nakub mingisugune alla 20% ja laadida ma ei saa ja tahaks võib-olla pigem teha homme ka kusagil pilti, aga katsun kuidagi moodi oma telgi püsti panna seal majaka juures ja sinna on nüüd mingisugune kilomeeter minna veel läbi selle liiva jalust ja siis paarsada meetrit rattasõitu ka ja siis vaatab edasi. Tagasihoidlikud tingimused on, aga öö saab mööda veeta ja hommikul ma näitan, milline miljoni vaade mul siin on. Nii et head ööd. Kell on 3:12. Head ööd. Kell on nüüd 6 hommikul ja ega sellest magamisest midagi väga välja ei tulnud, suhteliselt jahe oli siin mere ääres. Et mere pealt tuleb ikkagi külm tuul, tehtas igalt poolt tuult läbi ja mul ei olnud magamiskotti ka, aga mul oli 2 sellist suurt prügikotti. Tõmbasin kõigepealt ühemale peale, niimoodi, et jalad surusin alt läbi ja siis teise koti panin veel jalgade otsa, tegin nii-öelda prügikottidest omale magamiskoti. Ütleme nii, et see natukene aitas, aga üsna jahe oli ikka. Aga nüüd on mul selline plaan, et ma ikkagi siia merre ei lähe, aga muidu selline $1 000 vaade mul siin. Ja tahtsin veel näidata ka, et mis on juhtunud selle majaka majaga, et sellele seinad kokku kukkunud, kui me siin käisime paar kuud tagasi, Margus oli ka veel, et siis oli seinad alles, aga nüüd on need siin omadega kokku kukkunud.
mere ääres olen. Telgid asjad on kokku pandud, olen juba tükk maad edasi sõitnud. Ja vihm hakkas tibutama õrnalt, aga see on ainult selline mõnus jahutus ja värskendus. Nüüd hakkab minu ringreis varsti lõpule jõudma. Mul on siit mööda seda pankrannikut veel natukene minna. Siis jõuan juba vastavalt tee peale välja. Ja siis on Veere sadam. Ja Veere sadamast on siis vaja Pidula mõisa juurde sõita. Auto ootab mind seal. Ja Veere sadamast sinna Pidula mõisa juurde on äkki mingi 8 kilomeetrit. Minu meelest see peaks enam-vähem alla mäge tee olema, et sealt on juba mööda asfalti hea kiire minna. Telefonakut on mul nüüd 10% järgi jäänud ja kuna ilmselt midagi suurt enam tee peale ette ei jää, midagi lahedat, siis ma võin selle jutu siin praegu ära salvestada. Väga tore ringreis on olnud. 2 korda olen tee pealt ära eksinud niimoodi, et ma olen pidanud tagasi sõitma, aga ma olen läinud ka selliseid väiksemaid teid pidi ja GPS-i ma ei ole kasutanud, mul on see prinditud kaart selle järgi ja vahest on lihtsalt suure tuhinaga siis tee otsast mööda sõidetud. Eile ma sain magama kella 12 ajal, sain oma telgi püsti ja ise ka telki täiesti pime oli, kuidagi kobamisi pidin tegutsema ja magada väga ei saanud, suhteliselt külm oli ja seda ma juba rääkisin ka, et tekikotti mul ei olnud kaasas ja siis ma tegin 2 prügikotist omale tekikotti, kuhu ma siis sisse läksin. Oli kindlasti kasu, aga teinekord ma tean, et kui minek on, siis magavuskott on ikka kinni lasi, kus ennast mugavalt ja mõnusalt ja kubaselt tunda saab. Kilomeetrid ma nüüd täpselt ei tea, aga igatahes üle 60 tuleb siin kindlasti. Eks ma, kui auto juurde jõuan, siis vaatan need kilomeetrid ja asjad ka üle. Täna hommikul on udune, on vihma sadanud, nii et mingit palavust ei ole. Mul oli umbes 3,5 või 4 liitrit vett kaasas ja umbes 1 liiter on sellest ära kulunud. Et täna hommikul ma ei ole hakanud enam kohvi ka ikkagi tegema. Sest ma vaatasin seal Kiipsaare majaki juures, kus RMK plats on, seal oli juba hoiatussildid üles ka pandud, et tegelikult ma tean, et eile algas väga tuleohtlik aeg, kus siis ka RMK platsidel ei tohi tuld teha. Ja ma siis ei ole hakanud tegema ka ja täna siin hakkas vihma sadama ja vahet ei ole, et las see kohvi võib jäädega seekord tegemata. Ja lõkke veel nagunii sellega tükk aega sussutamist, et see vesi seal lõpuks keem saada. Kuigi pott on mul kaasas ja need 3 ühes kohvid on ka kaasas. Rattaga ei ole mingisugused probleemi olnud. Rehviparanduskomplekt on mul kaasas, seda ei ole vaja läinud, aga mul on torkekindlad rehvid ja matkamehed räägivad, et need ei lähegi mitte kunagi katki. Ja eile pimedas lõpuks läbi metsa sõites oli jah, päris pime, ma ei näinud enam üldse, kus on tee, kus on kivi ja seal Harilaiu poolsaare peal seal on vahest sellised liivased kohad ka, nii et üsna keeruline, aga ei kukkunud ei ole. Endal ka vigastusi ei ole selle ringreisiga tulnud ja kõik on tore. Nüüd on veel viimased kilomeetrid minna ja siis saab läbi. Ma ei teagi, kuhu nüüd järgmiseks peab minema. Aga seda mõtlen küll, et jalgrattaga selline sõita on kindlasti kõige parem teha. Autoga kõige vähem, mootorrattaga sa ikka ka kihutad ja tuhised mööda nendest asjadest, mida võib-olla vaadata sa tahaksid jalgrattaga on hea. Mul ei pea olema mingid paksud riide, mootorrattaga jääd seisma ja siis paistad päike ja siis sa kohe sulad seal kombinisoonis. Rattaga mul on plätad ja pliksid T-särk, jään seisma, kus tahan ja kõik on väga selline kiire ja mugav, nii et sõitke siis jalgrattaga ikka jah.